Kuubal avaldatakse survet, mis on diplomaatilisest märkusest juba ammu kaugemale läinud. Donald Trump on lahkunud kohtufaasist ja sisenenud operatiivfaasi. Lõunaväejuhatuse ülem, kes kohtus Pete Haxettiga Pentagoni hoones ning SS Nimitz Kariibi merel. Luurelennud Kuuba lähedal. CIA on juba viinud ultimaatumi Havannasse. Helikopterid lendavad madalal kõrgusel Miami kohal ning Rubio ütleb, et Trumpil on kohustus tegutseda, kui Kuuba kujutab endast ohtu. Sel reedel 2026. aasta 22. mail ei kritiseeri Trump Kuubat ainult oma kõnes. Ta piirab saart järk-järgult, võttes sihikule struktuuri, mis toetab kommunistlikku parteid. Ta jõuab GAESaga seotud võrgustikeni Ameerika Ühendriikides, karmistab immigratsiooni, laiendab sanktsioone ja näitab, et Kuuba diktatuur võib olla jõudnud kõige ohtlikumasse faasi alates sellest ajast, kui ta hakkas ellujäämiseks sõltuma Venemaast, Hiinast ja omaenda sõjaväelisest eliidist. Kui laev, luure, õigussüsteem ja vanglad hakkavad kõik korraga liikuma, siis mida Trump praegu Kuuba suhtes ette valmistab? Kas kommunistlik režiim suudab sellest piiramisest veel pääseda? Kui palju aega on kommunistlikul režiimil veel jäänud, enne kui ta kaotab saare üle kontrolli? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla jätkuvalt hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, usaldusväärsuse standardil Milson Alvese poolt. Raul Castro, keda Ameerika kohus on süüdistanud, avas ukse ja liikumine on juba edasi läinud. Trumpi valitsus hakkas kohtlema Kuubat kui aktiivset ohtu Florida lähistel 90 miili kaugusel Ameerika rannikust. Surve keskpunkt on korraga 3 rindel. Mereväe kohalolek Kariibi merel, luuretegevus Havannas ja otsene rünnak kommunistliku eliidi majandusvõrgustikule, mis tegutseb nii saarel kui ka väljaspool seda. USS Nimitz sisenes Kariibi merele koos oma löögigrupiga just siis, kui Kuuba kriis muutus tõsisemaks. Ametlikult toimub see liikumine operatsiooni Southern Seas 2026 raames koos mereväeõppuste ja piirkondliku koostööga, kuid poliitiline mõju on ilmne. Lennuki kandja koos lennukite, helikopterite, mereväe saatelaevade ja lahingustruktuuriga ei liigu sellisel nädalal sellest piirkonnast läbi ilma sõnumit saatmata. Havanna vaatab merele ja mõistab, et Washington ei räägi ainult sanktsioonidest. Ta näitab oma haaret. Lõunaväejuhatus on see, mis annab sellele tõlgendusele kaalu. Just see väejuhatus vastutab Ameerika Ühendriikides sõjalise piirkonna eest Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas. Kui Kuuba kriis hakkab hõlmama kohtumisi Pentagoni, sõjalist juhtkonda, mereväe liikumist ja piirkondliku julgeoleku hindamist, ei seisa režiim enam silmitsi ainult poliitiliste avaldustega. Ta seisab nüüd silmitsi Ameerika masinavärgiga. Kas CIA on juba kriisi keskmesse astunud? John Ratcliffe viibis Havannas 14. mail 2026 ja tõi Trumpi karmi sõnumi. Ameerika Ühendriigid suhtlevad Kuubaga tõsiselt ainult siis, kui režiim teeb põhimõttelisi muudatusi. See muudab kõike, sest Washington ei käsitle probleemi enam ainult ideoloogiana. See ütleb, et Kuuba ei saa enam olla turvaline pelgupaik lääne poolkeral tegutsevatele vastastele. Marco Rubio lõpetas sõnumi lausega, mis kõlas Havannas eriti tugevalt. Ta ütles, et võimalus praeguse Kuuba juhtkonnaga läbi räägitud kokkuleppeks ei ole suur. Kuigi ta hoiab diplomaatilise ukse avatuna, tegi Rubio selgeks, et Trumpil on õigus ja kohustus tegutseda, kui ta tuvastab ohu Ameerika Ühendriikide riiklikule julgeolekule. Tegelikult pani välisminister Kuuba režiimi lihtsa valiku ette. Tõeliselt muutuda või silmitsi seista üha tugevama survega. Kõige valusam löök tabas GAESat, mis on Kuuba relvajõududega seotud konglomeraat. See struktuur ei ole lihtsalt majanduslik lühend. See on sõjaväelise eliidi finantssüda, mis kontrollib hotelle, ettevõtteid, importi, turismi, valuutat, privileege ja mõjuvõimu saarel. Samal ajal, kui Kuuba rahvas seisab silmitsi elektrikatkestuste, kütusepuuduse ja tühjade riiulitega, hoiab see võrgustik režiimi võimukulisside taga. Trump ja Rubio sihivad just seda varakambrit. Selle võrgustikuga seotud immigratsiooni kinnipidamine andis uue märguande. Rubio teatas, et GAESa tippjuhi õel, kes elas Ameerika Ühendriikides, tühistati roheline kaart, ta arreteeriti ja anti üle USA immigratsioonivõimudele. See punkt on otsustav, sest näitab, et surve ei jäänud ainult paberile.
kommunistlik eliit, kes on saanud kasu Kuuba režiimist, ei ole enam turvaline ainult sellepärast, et viibib Ameerika pinnal. Washington ütleb, et ei kavatse lubada süsteemi pereliikmetel ja käsutäitjatel elada mugavalt Ameerika Ühendriikides, samal ajal kui nad aitavad toetada repressiivset masinat Kuubal. Sanktsioonid mõjutavad ettevõtteid ja inimesi, kes on seotud Kuuba võimuga. Humanitaarabi pakutakse väljaspool kommunistlikku kontrolli, et takistada režiimil muuta rahva abistamine poliitiliseks kütuseks oma ellujäämiseks. Havana reageeris. Ta reageeris, rünnates Rubiot ja süüdistades Washingtoni agressiooni ettevalmistamises. Miguel Díaz-Canel kaitses Raúl Castrot ja nimetas süüdistusi poliitiliseks manöövriks. Hiina astus samuti Kuuba kaitseks välja ja mõistis Ameerika surve hukka. See reaktsioon näitab, et käik tabas kõige tundlikumat kohta. Kui see oleks olnud vaid sõna kõlks, oleks režiim avaldanud lihtsalt avalduse ja läinud edasi. Aga kui Havana ja tema liitlased reageerivad ühiselt, tähendab see, et surve jõuab võimu tuumani. Trump tõstis selle teema samuti Ameerika poliitika keskmesse. Ta väitis, et paljud presidendid on aastakümneid mõelnud midagi Kuuba vastu ette võtta ja nüüd tundub, et just tema on see president, kes tegutseb. See lause pole sugugi tühine. See asetab Kuuba kriisi Valge Maja ajaloolise otsusena. Pärast Maduro suhtes karmimaks muutumist, kütusemarsruutide survestamist ja Havana liitlaste poliitilise hinna tõstmist hakkab Trump käsitlema Kuubat kui järgmist tükki piirkondlikul malelaual. Kuuba režiim jõuab sellesse hetke nõrgenenuna. Saar kannatab elektrikatkestuste, majanduslanguse, kütusepuuduse ja välismaise sõltuvuse all. Kommunistlik valitsus püüab kõiges Washingtoni süüdistada, kuid Ameerika sõnum on nüüd teistsugune. Probleem pole ainult embargo, vaid süsteem, mis toob rahvale vaesust ja sõjaväelisele eliidile privileege. Miami kohal tiirutavad helikopterid ja sõjaväeüksused, millest uudistes räägitakse, süvendavad tunnet, et midagi suuremat on toimumas. Isegi ilma ametliku sõjalise operatsiooni väljakuulutamiseta on õhkkond muutunud. Florida Kuuba kogukond jälgib iga uut märki, sest nad teavad, et Washington ei liiguta luuret, mereväge, õigussüsteemi, immigratsiooni ja sanktsioone korraga lihtsalt juhuslikult. Kui kõik ilmub samal nädalal, on loomulik järeldus, et hoiatusfaas on lõppenud. Küsimus pole enam selles, kas Trump on Havana peale pahane. See on juba selge. Küsimus on, kui kaugele ta selle survega läheb. Võib tulla rohkem migratsioonialaseid kinnipidamisi režiimi võrgustikuga seotud inimeste suhtes. Võib tulla rohkem sanktsioone sõjaväefirmade vastu. Võib tulla mereväe kohaloleku suurendamine Kariibi merel. Võib tulla katse humanitaarabi sisenemiseks väljaspool kommunistliku partei kontrolli. Võib tulla agressiivsem kohtutegevus varem puutumatuna tundunud isikute vastu. Režiim teab seda ja reageerib seetõttu närviliselt. Mina olen Milson Alves, globaal, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla Milson Alves Global kogukonnaga veelgi tihedamalt seotud.